Kell näitas 9. hommikutundi, kui Šveik ülemleitnant Lukasi äratas. Teatan alandlikud, härra oberleitnant, te olete teenistusse mineku maha maganud. Mina aga pean nüüd teie kirjaga Kiralihidasse minema. Ma ajasin teid juba kella 7 ajal üles, siis 7:30, siis kell 8, kui marsiti mööda õppustele, kui teie keerasite ainult teist külge. Härra oberleitnant, kuulge, härra oberleitnant! Ülemleitnant Lukas torises midagi ja tahtis jälle teist külge keerata, kuid see ei läinud tal korda, sest Šveik raputas teda armutult ja karjus, härra oberleitnant, ma lähen nüüd selle kirjaga Kiralihidasse. Ülemleitnant haigutas kirjaga. Minu kirjaga. See on väga salajane asi, kas mõistad, jäägu see omavahele. Abtreten. Ülemleitnant mässis end jälle teki sisse, mille Šveik oli tal pealt ära kiskunud ja magas edasi. Šveik aga astus sel ajal juba Kiralihida poole. Soproni tänavat ja maja number 16 poleks olnudki nii väga raske üles leida, kui Šveik poleks juhuslikult vana sapööri Voditškaga kokku sattunud. Kaugele parrutad, päris Voditška, kui nad olid kummutanud esimese klaasi head veini musta lamba kõrtsis. Šveik seletas talle kõik üksikasjaliselt ära ja Voditška avaldas arvamust, et tema kui vana sapöör ei või lasta Šveikil üksi minna ja tuleb temaga koos kirja ära andma. Kogu tee Soproni tänavasse maja number 16 juurde ilmutas Voditška ääretut vaenu ungarlaste vastu ja jahvatas väsimatult, kuidas ta nendega igal pool kaklevad, kus ja kunas ta nendega kakelnud ja mis teda nendega kus ja millal kaklemast on takistanud. Kord olime seal Nesideni järve ääres, käisime seal 3 nädala eest niisama ringi luusimas. No seal lähedal külas on korteris mingi Honveedi kuulipilduja jagu. No me vajusime juhuslikult ühte kõrtsi sisse, kus need nagu pöörased oma tšardaši tantsisid. Me istusime vastaslauda, panime überšvungid, nüüd täägiga püksirihmad enda ette lauale ja arutasime omavahel oodakede närukaelad. Kuid keegi Mestžek, kellel oli rusikas nagu valge mägi, kärratas kohe, et läheb tantsima ja lööb mõnelt matsilt tüdruku üle. Neil olid kuradima ägedad totsid. Oli täis delikatissi ja tussi, tegu ja nägu. Ja kui need madjari järad neid pitsitasid, oli näha, et tüdrukutel on rinnad liha täis ja kõvad nagu kõrvitsad. Ja et see pigistamine on neile väga meelt mööda. No ja küllap teadsid, mis on hea. Eks meie meistri kargaski ringi keskel ja kukkus ühelt Honveedilt kõige marudamat eite ära kiskuma. Honveed hakkas midagi mulisema, aga meistrisek tegi talle otsemaid ühe tulise ja sellel kohe suusid püsti. Ega meiega enam pikka arru pidanud, überšvungid kätte, ots ümber rusika, et tääk käest ära ei lendaks. Ja sekka! Ma veel karjusin, süüdi või süütu, andke aga igaühele. Ja siis läks loputamiseks. Madjarid tahtsid akendest välja karata, meie neil akende peal jalust kinni ja tagasi kõrtsi tuppa, kes polnud oma poisse muudkuid sai. Eks külavanem ja sandarmid proovinud oma nina ka vahele pista, said ka oma sauna. Kõrtsmiks samuti oma jao, sest kukkus saksa keeli sõimama, me olevat tal ilusa õhtu untsu ajanud. Siis panime veel mööda küla neid taga ajama, kes meie eest tahtsid redusse pugeda. Ühe nende naha leidsime näiteks küla lõpus talulakast heinte alt. Tema oma plika juhatas kätte, sest poiss oli kõrtsis teisega tantsu löönud. Plika jälle lõi meie mestrisekule serva ja tuli temaga Kiralihida teed mööda üles mäele kaasa. Tee ääres metsaservas olid küünid. Plika kiskus meie mestriseku ühte küüni. Pärast tahtnud veel 5 krooni saada, aga mestrisek andnud talle vastu vahtimist. Jõudis meile alles mäe peal laagri lähedal järele ja seletas, ta arvanud, et madjari tüdrukud on kuuma verega, kuid see siga lamanud nagu nott ja ainult kobisenud midagi.
Madjarid on igatepidi ühed lupardid, lõpetas oma jutu vanasapöör Voditška, mille peale Šveik tähendas. Mis poolest madjar on süüdi, et ta on madjar? Kuidas pole süüdi, vihastas Voditška, kah jutt, igaüks on süüdi. Ma tahaksin näha, kui nad sinu ükskord niiviisi pihile võtaksid, nagu juhtus minuga. Esimesel päeval, kui ma siia kursustele sõitsin. Meid aeti kohe samal päeval pärast lõunat nagu loomakari kooli ja üks sihuke lodakas hakkas sealt sehkendama, seletama, mis on blindaažid ja kuidas vundamenti tehakse, kuidas see välja mõõdetakse ja kellel sehkendus, nagu ta ütles, hommikuks valmis pole, see seotakse kinni ja pistetakse kartsa. Kurat ja põrgu ma mõtlesin, mis asja ma rindel ennast nendele kursustele meldisin. Kas selleks, et eesliinilt vehkat teha või selleks, et õhtul pliiatsiga vihupaberit määrida, nagu mõni koolijunts. Mul läks latv nii punaseks, et ei saanud enam paigalgi istuda ja sellele jahu peale, kes meile seletas, mitte otsagi vaadata. Ma olin nii maru vihane, et oleksin nad kõik ribadeks lõhkunud. Ei hakanud isegi kohvilaket ootama ja põrrutasin barakist otsemaid kirali hiidasse ega mõtlenud oma vihas millelegi muule kui linnas mõni vaikne kõrts leida, nina täis tõmmata ja pisut lamenti teha, mõnel silm nagu siniseks lüüa ja siis kerge südamega koju minna. No, inimene jahib, jumal juhib. Jõe äärest aedade vahelt leidsingi tõepoolest sihukese kõrtsi. Vaikse kui kabeli, justament lööma jaoks loodud. Seal istusid ainult 2 külalist, ajasid omavahel madjari keeles juttu. See ajas mind veel rohkem turri ja ma tõmbasin veel enne ja veel põhjalikumalt nina täis, kui oli plaanis. Silm oli udune ja ma ei pannud tähelegi, et kõrval on veel üks tuba ja et sel ajal, kui ma kuraasi võtsin, oli sinna 8 husaari tulnud. Nii kui ma neile 2 esimesele külalisele tohlaka valasin, kargasid need 8 mulle karvu ja siis lõid need tõpranäod husaarid mu nii üles ja tegid mööda aedu mulle niisugust transvaali, et ma ei saanud üldse enne koju, kui hommik oli käes ja ma pidin kohe ambulantsi minema. Ütlesin seal, et kukkusin kivilöövi. Nädal otsa mähiti mind märgadesse linadesse, et mu selg mädanema ei läheks. Sa taha veel, vennas, sihukeste lontruste seltskonda sattuda. Need pole inimesed, need on elajad. Kuidas kuts külale, nõnda küla kutsale, tähendas Šveik. Ära pane imeks, et nad nii marru läksid, kui nad pidid kõik oma viinad lauale jätma ja sind pimedas mööda aedu taga ajama. Nad oleksid pidanud sinuga kõik sotid seal samas kõrtsis klaariks tegema ja su siis välja viskama. Oleks olnud parem neile ja samuti sinule, kui nad sinuga kohe laua juures arved ära oleksid õiendanud. Ma tundsin Libenžis ühte kõrtsipidajat Parovbekki. Ükskord jõi keegi traadissepp ennast tema juures kadakamarja viinast täis ja kukkus vanduma, et viin olevat lahja, et peremees valavat vett hulka, et kui ta teeks ka 100 aastat traaditööd, ostaks kogu teenitud raha eest tema kadakamarja viina ja jooks selle 1 korraga ära, siis võiks ta veel vabalt köiel kõndida ja teda Parovbekis süles kanda. Ta ütles Parovbekile veel, et see on üks suur suller ja tšahtitse metslane. Parovbek läks põlema, virutas talle ta hiirelõksude traadipuntraga vastu pead, viskas ta uksest välja ja materdas teda teibaga, millega aknarulood alla lastakse mööda uulitsat edasi. Võmmis teda kuni invaliidide platsini, läks nii metsikuks, et kihutas ta Karlinis üle invaliidide platsi, läks sealt üle Žižgovisse ja sealt üle Juuda ahju Malešitsetse, kus ta viimaks teiba mehe turjal katki lõi ja võis Libenžisse tagasi minna. Oma ägeduses ja vihas unustas ta aga, et rahvas istub talle alles kõrtsis ja et need vurled hakkavad seal kindlasti ise peremeest mängima. Ja eks olnudki, kui ta lõpuks kõrtsi tagasi jõudis.
kõrtsiakna ruloo oli poolenisti alla lastud, 2 politseinikku seisid ukse ees, samuti kõvasti grillis, eks võtnud nemadki, kui kõrtsis korda tegid. Pooled viinad olid ära joodud, tänaval vedeles tühi rummivaat, leti alt leidis Parobek 2 maani täis tüüpi, keda politseinikud polnud üldse märganud. Kui nad välja tiriti, pakkusid nad Parobekile 2 kreutserit, sest nad polevat rohkem joonud. Ülearune ägedus saab ikka oma karistuse.